Добрый вечер, уважаемые друзья. Tere, mu sõbrad. Любимые, Tere, kuulajad. сегодняшнюю тему, Tänast teemat, сегодняшнюю tänast передачу saadet valmistas готовит нам ette Создатель. kõrgem jõud. И то, о чем мы сегодня See, будем millest говорить, me täna räägime, наверное, on важно iga для inimese каждого jaoks человека, ilmselt kõige для tähtsam. каждого, кто когда-то родился, Igaühe для jaoks, kes on каждого, juba кто sündinud когда-то ja родится, igaühe для jaoks, kes каждого, tulevikus кто sünnib. когда-то жил. Igaühe jaoks, kes on kunagi Сегодня elanud sellel я planeedil. постараюсь вам объяснить, Ma püüan täna teile põhjalikult что selgitada, значит спасти свою millist душу, tähtsust что omab значит hing ваша душа. ja Какие millised on ее tema функции ülesanded siin на maal этом земном ja mis шаре. nende õnnetute Что hingedega сейчас praegu с toimub. несчастными душами See on происходит. väga tõsine asi. Mu sõbrad, Сегодня для того, чтобы selleks, понять et mõista seda teemat, приблизиться к вам, mis ei olegi üldse поговорить с lihtne, вами, нужно on понять vaja teada, свою mis on природу hing и нужно ja понять on vaja человека. mõista inimese Человек olemust. это Inimene энергетик, on teatud наделенный energiaseisundi kandja, состав которого mis состоит из koosneb 5 seitsmest элементов: kehast: физическое, füüsiline, астральное, эфирное, astraalne, ментальное и eeterlik, 4 mentaalne ja 4 vaimset keha, энергетические вибрации. millel on Все erinevad это один vibratsioonid. человек. See on Человек kõik inimene, существует kellel on один. oma olemus. Если изъять хотя бы Kui одну из этих näiteks частей, eemaldada то vähemalt человек üks не neist может kehadest, замениться inimene другим ei saa enam olla человеком. ise. В этих 5 Selgub, телах et nendes живет тот 7 kehas самый, elab olek, который вы mida называете te душой. nimetate Что такое hingeks. душа? Душа– Ja это mis on энергия hing? Hing, информационная, see on energia, космическая, informatsiooniline, божественная, kosmiline, высшая kõrgema батарея meele, kõrgem энергетическая батарея, energiapatarei которая eluseisundi генерирует genereerimiseks. состояние жизни. То есть душа– Teisiti это öeldes, hing энергетический on резервуар, energeetiline который energiareservuaar, связан с mis on космической seotud реальностью, kosmilise reaalsusega, даже с райской парадизом. kosmoseenergiaga ja Например, otseselt isegi и paradiisiga. именно этот источник Just see настоящий inimese sees человек olev самого allikas человека täidabki inimese наполняет eluga. жизнью. Можно сказать простыми Lihtsate словами: sõnadega võib вы öelda nii: живете te только elate tänu благодаря тому, hingele. что у вас есть душа. Jah, Да, te кстати, ütlete, среди et on ka бездушных мы hingete inimesi. разбираем сегодня. Да, Me räägime täna ka nendest. давайте разберемся с вами, Arutame кто alguses, живет kes elab в hinge душе. sees ja Как человек kuidas inimene взаимодействует. suhtleb Итак, oma мы с вами hingega. понимаем, что душа– Nagu это me teame, энергетическая et батарея, hing on имеющая energiapatarei, вечный millel on генератор igavene энергии. energiageneraator И именно ja эта just see энергия energia наполняет täidab inimese состояние eluga. человека жизнью. Наполняет не Ta просто ei жизнью, täida ainult eluga, наполняет vaid высокими ka kõrgete вибрациями, kosmiliste, энергией космоса, kõrgema meele энергией vibratsioonidega. озарения высшего разума. Ja tänu Итак, hingele on душа– teie это у sees вас kõrgem meel. есть высший разум. Высший разум Hing kehastub siia и душа materiaalsele tasandile здесь живят ning omandab энергетические kõrgema meele jaoks материальные тела, materiaalse meele, обладает millel общим on tihe материальным olek. разумом. Kuigi Разум teie hingel имеет on энергия. ilmutamata Это seisundi ваше peenenergiate мир kõrgem высшего, meeleseisund. состояние высшего разума. Тонкий Teie этап. hingel on 3 evolutsiooniastet. Esimene etapp Душа имеет 3 этапа. materiaalsel tasandil, Первый этап– kus ta это saab развитие. kogu materiaalse elu erinevaid kogemusi ja ta on juba evolutsioneerunud üle poole oma materiaalsest arengust. Teine etapp, eeterlik olek, Второй этап murantia души– это olek ehk эфирное poolmateriaalne olek. состояние Kolmas марантийное, etapp своеобразное. on vaimne seisund, mis on kõrgeim ning teie hinge jaoks pikim periood, kus hing avab oma kõrgema meele ehk kõrgema jõu kõik oma aspektid. Selleks, et ta üldse jõuaks sinna, ta peab siin planeedil oma materiaalse elu evolutsiooni arenguetapid õigesti läbima. Kõik teie hinged kehastuvad alguses sellele planeedile. Ma kohtan praegu hingi, kes on evolutsioneerunud teistel planeetidel. Nad tulevad siia teejuhtideks, et juhatada selles elus olendeid ja kes elavad inimelu ning arendavad inimhinge siin selles kvantülemineku perioodil, kus planeet on üle läinud 4. dimensiooni, kinkides inimesele teatud uut seisundit. Mu sõbrad, hingevarguse probleem, mis praegu toimub,
see on selle planeedi jaoks kõige hullem asi. Kui nüüd vaadata nende inimeste elusid, kes on teie ümber, siis te olete juba üle poole oma evolutsioonist läbi teinud ja teie hing on saanud teatud kogemusi. Kuid olgu kuidas on, te ei ole õppinud, kuidas oma hingega suhelda ja kuidas oma hingeseisundit juhtida. Kuid te ei mõista alati, kes teie sees reageerib, hing või ego. Üldiselt te teate oma hingest väga-väga vähe. Ma pean silmas vaatajaid, kes pole meie õpilased, sest meie õpilased on nende küsimustega väga hästi kursis. Need saavad neist küsimustest väga hästi aru ja tegelevad oma hinge arendamisega. Teie hing on üle läinud üle 4. dimensiooni, 4. eluseisundisse, kus ta peab avama oma seisundi aspektid. Sellel planeedil on väga tõsine probleem, mille pandi toime reetmine üle 30 000, 40 000 aasta tagasi langenud valitsejate poolt, kes olid tol ajal langenud vürstid ja valitsesid seda planeeti. Nad jätsid siia planeedile oma järglased, kes valitsevad praegugi seda maailma. Just need järeltulijad lõid tol ajal süsteemi teatud energoinformatsioonilise struktuuri, mida te nimetate maatriksiks. Seda asustavad teatud energeetilised nähtavad olendid. See on teatud eluvorm, mida võib nimetada maaväliseks, kes kannatas hävingu tõttu oma planeedil ja saabus siia planeedile, et toituda teie hingede madalatest vibratsioonidest. Just nii see on. Kuid mis toimub praegusel eluhetkel? Kosmos saadab väga kõrgeid vibratsioonilisi voogusid. Päikese elektromagneetilised vibratsioonid on muutunud väga aktiivseks ning ta saadab sellele planeedile palju energiat. See planeet läbib teatud planeedi tasandeid, kus ta puutub kokku eeterliku eluseisundiga, millesse on inimene üle läinud. Inimese eluvorm muutub peenemaks ning transformeerub. See on pikk järguline protsess, mille inimkond läbib. See ei ole oluline, et inimesed sellest aru ei saa, kuigi paljud juba märkavad siiski endas teatud muutusi. Praegu sisenevad planeedile kõrged impulsid ning kosmos aitab teie hingi arenemisprotsessis. See süsteem ehk maatriks elab sellel planeedil aktiivses seisundis, mitte füüsilisel tasandil, kuigi võib avalduda ka füüsilisel tasandil. Reeglina elab see eluvorm eetertasandil ehk astraaltasandil. Astraaltasandilt kuulutas ta inimkonnale sõja ning paneb toime vargusi. Ta varastab teie hingi, kellel puudub teatud vaimne areng, kui teil ei ole energeetilist arengut, kui te ei suuda hinge seisundit kontrollida, kui suunata oma hinge hävingusse, tunnete masendust, kurbust, hirmu, vihkamist, kättemaksu, pahatahtlikkust, kadedust, ahnust, eraldatust ja võimu. Kui te võtate oma hingega vastu neid kõrgeid kosmilisi energiaid, kuid muudate need hävitavaks energiaks, siis just neid energiaid see eluvorm vajabki. Ta toitub sellisest eluvormist ja energiast. Ta teab, et teie hingel on igaviku potentsiaal ja kui teid pettusega juhtida kõrvale ning mitte anda teile mõistmist ja ettekujutust iseendast, oma elust ning oma hingest, siis on tal soodne võimalus varastada teie jumaliku energia igavese aku. Seejärel suunate ümber madalate vibratsioonide pidevale genereerimisele. Te küsite, miks tal on vaja neid meie hingede madalaid vibratsioone? Mu sõbrad, see eluvorm on kosmilise reaalsuse kõrgematest valgusvoogudest ära lõigatud ning ta on langenud.
ta on kurjuse teenija sellel planeedil ja teistel planeetidel teistes maailmades. Ta kuulub kohaliku süsteemi langenute hulka. Ma olen teile juba rääkinud, et 37 planeeti 619 langesid. Nendest 37 planeedi eluvormidest mõned on juba naasenud oma õige arenguprotsessi juurde, kuid paljud jäid siiski langenuks. Ja kui nendel planeetidel toimus mäss, olid osa planeete rohkem tehniliselt arenenumad. Nad suutsid väga hõlpsalt ühelt planeedilt teisele liikuda. Nad teavad hästi kosmilise gravitatsiooni ja antigravitatsiooni reegleid. Teadsid hästi kosmose alkeemiat. Nad olid kosmoseelu teatud aspektidega hästi kursis. Aga see eluvorm, mis on ära lõigatud kosmilisest elupotentsiaalist, tahab ka elada ja ta mõistab, et ta ise ei suuda energiat ju toota. Sellel eluvormil puudub energiapatarei, mida nimetatakse hingeks. Elada ju tahaks ja pealegi tahaks veel võimutseda ning valitseda sellel planeedil. Ta nõuab sellel planeedil oma õigusi ja praegu on käimas astraaltasandil väga tõsine sõda, mu sõbrad. Vaimsed isiksused, kes juhivad evolutsiooniprotsessi sellel planeedil, on väga valvsad selle planeedi kosmoseseaduste ja teie hingede arengute suhtes. Nad on selle eluvormiga sõjajalal. See, mida te näete siin maal, see on selle sõja peegeldus. Ja mu sõbrad, sellest sõjast on juba ammu räägitud, palju informatsiooni kirjutatud ning nüüd me elame selles. See on väga tõsine asi. Niisiis, ma pöördun tagasi selle eluvormi juurde, kes varastab teie energiat. Nad saavad varastada ainult sel juhul, kui teie hing ei ole arenenud. Nad võivad enda valduse alla võtta hinged ning suunata teatud energiaringi ja sulgeda nad sinna, moodustades hinge ümber kontuuri. Te nimetate seda maatriksiks, süsteemiks. Pärast seesama arenemata hing, kes asub nõnda nimetatud vanglas, genereerib pidevalt madalat sagedust. Hinge on võimalik varastada ainult sel ajal, kui inimene sureb ja ta hing ei ole arenenud. Kui ta sureb alkohoolikuna, narkomaanina, hirmus, mõistmatu ümberringi toimuvast eluvihkajana. Sel ajal, kui hing lahkub füüsilisest kehast, see süsteem saab hõlpsasti kätte selle igavese energiapatarei, mida me nimetame hingeks. Ta suunab selle hinge teatud energiareservaari, kus hing jätkab energia genereerimist. Ta ei saa mitte genereerida, kuna ta on igavene patarei. Ta genereerib madalat sagedust sellepärast, et ta suri madalast sageduses ning see madal olek on hinges edasi. See eluvorm toitubki selle hinge madalast energiast. Hingel ei ole enam võimalik evolutsioneeruda, kuna ta on suletud vanglasse. Ta teeb seda igavesti. Kuigi ma olen veendunud, et evolutsiooni käigus see varastav eluvorm, kes toitub madalatest energiatest, kaob. Ta hävitab iseennast. Ma olen täiesti veendunud, et see eluvorm lõpuks mõistab oma madalaid vibratsioone ning hakkab evolutsioneeruma kõrgemates vibratsioonides ja tegelema oma otseste ülesannetega, kosmose teenimise ja otseselt looja tahte täitmisega. See on absoluutselt iga kosmoseolendi ülesanne täita kõrgema meele tahet, kuna kõrgem meel on kõikide eluvormide looja. Kosmose seadus ütleb tahtevabadus ja valikuõigus. Teatud eluvormid võivad nendele määratud ülesannetest ja seadustest mööda hiilida ja muuta oma plaani, mida see eluvorm tegigi. Langes Lutsiferi mässu ajal umbes 40 000 aastat tagasi, millest me täna juba rääkisime. Praegusel ajal see eluvorm põlmitseb, kuna väga palju inimesi lahkub oma füüsilisest kehast. See süsteem on väga huvitatud, et paljud inimesed sureksid, kuna nad surevad arenemata, teadvustamata midagi, mõistmata
ning sellel hetkel toimubki hingevargus. Seepärast, mu sõbrad, päästke oma hinged. Räägime veidi sellest, mil moel te saaksite oma hinge päästa. Mida te peate selleks tegema, et te saaks areneda selles ja teistes maailmades ning saaks luua positiivse elu ja kogemusi. Teie hing on põhimõtteliselt läbinud juba oma poole evolutsiooni ajast. Ta ei vaja enam hävitavat kogemust. Tal ei ole vaja enam sõda. Tal on vaja vaimset kogemust, kus ta saab ennast avada, ennast mõista, teadvustada, kus ta liigub teadlikud evolutsiooni teed. Teie kui peremees võite suunata oma hinge evolutsioonilisele täiuslikkusele, mis kaunistab teie elu sellel planeedil. Mu sõbrad, on saabunud aeg ja enam ei ole võimalik elada teadvustamata elu, kuna see eluvorm tegeleb juba ammu teie hingede vargusega. Varastab hinge, viib reservuaari ja jälle uus sünd, sama surm ja jälle uus ring maatriksi süsteemis. Selle kohta on tehtud ka hea film. Vene keeles on ta Kamatosniki, aga inglise keeles on Flatliners. Vaadake seda filmi tähelepanelikult ning te mõistate, millest ma praegu räägin. See eluvorm tegeleb juba teie hingede vargusega. Teie hing võimaldab teil areneda, saavutada isikliku seisundi ning ta võimaldab teil üldse elada. Ning tänu sellele te saate evolutsioneeruda. Niisiis, sõbrad, meie aja keerukus seisneb selles, et toimub kvantüleminek ning see on suunatud sellele, et teie hinged areneks. Kõrgsagedus jõuab planeedile ja sellel võtavad vastu teie ajuneuronite võrgustik, teie rakud, tsentrosoomid, mis täidavad teie rakkeeluga. Te tsentroformeerute ning tsentrosoom on nüüd üle võtnud teie elu peamise rolli. Praegu toimuvad mutatsiooniprotsessid. Selles protsessis peab evolutsioneeruma ka hing. Kuid mida me näeme, kas me näeme enda ümber arenenud inimesi, kes mõistavad seda, millest on jutt? Selliseid inimesi on väga vähe. Mina näen inimesi, kellel on paaniline hirm ja nad ei anna endale aru, mida nad teevad ja kes nad tegelikult on, ning miks nad elavad selles maailmas. Selliseid inimesi on massiliselt. Just nimelt, need hinged on praegu väga tõsises hädaohus. Maatriks ehk süsteem mõistab, et ta ei saa enam sellel planeedil kaua elada. Kui toimub kvanthüppe, siis kõrge vibratsioon läbib täielikult seda planeeti ja jäävad elama ainult need inimesed, kes suudavad endast läbi lasta kõrge sageduse. Inimesed, kes on arenemata ja ei suuda seda teha, jätavad selle planeediga igavesti hüvasti. Ja just sellel süsteemil on selliste inimhingede järgi nõudlus. Seepärast on praegu paljud hinged hädaohus. Te võite öelda, kuidas siis kõrgemad jõud lubavad sellel süsteemil hingesid varastada. Aga on olemas tahtevabaduse ja valikuõiguse seadus. Kellele te hinged kuuluvad? Kas mitte teile? Need kuuluvad ju teile. Kuna teie hing kuulub teile, siis on teil õigus ka tema üle otsustada. Teie olete, kes ei tea midagi ei arengust, kosmoseseadusest ja nii edasi ja nii edasi. Te olete hädaohus. Teie lubate neil endale üle mõnitada ja see on teie valik. Kõrgemad jõud aitavad teid pidevalt. Need teevad palju kui võimalik. Nad näevad nii palju vaeva, et teieni jõuaksid teadmised, filmid, dokumentaalfilmid, raamatud, loengud ja info, mida te kuskil kuulete, kõik kantakse. Ka tänane otse-eeter on samuti teile abiks. See on abi kõrgemalt poolt ja te saaksite sellest teemast aru
ja oma reserve tugevdada. Et te võtaksite elu enda kätesse ja mõistaksite oma hinge ning aitaksite toime tulla, tõstes vibratsioone ja vabaneksite sellest maatriksi süsteemist, kes elab täielikult inimhingede kulul. Ja, mu sõbrad, see on praegu planeedi põhiprobleem. Ja siin on see koer maetud. See, mida te praegu näete, on selle kaja. Selgub, et see varastav süsteem on omal moel väga arukas. Ta on palju arukam kui inimene, sest inimmõistus on arenemata. Kui inimmõistus oleks arenenud, ta oleks 1,000,000 korda kõrgemal. Ta on ju looja kõrgem meel. Te kannate igaüks endas seda potentsiaali, kõrgemat seisundit. Hingede varastaval süsteemil puudub selline potentsiaal. Ta oli juba loodud enne teie elu planeedil ja ta suutis jõuda teatud arukuse aspektini varem. Ta on palju arukam kui inimene. Ta on väga kaval. Ta juhib väga osavalt selle planeedi eluprogramme. Kõik on programm. Kõik teie mõtted, see on programm. Programmid asuvad energia informatsiooni lainetes ja neid laineid loeb teie aju. Selgub, et see eluvorm juhib neid madala sagedusega laineid ja loomulikult sisestab inimese teadvusse hävitavaid, agressiivseid, kadedaid, vihkavaid mõtteid. Sellisel moel suunab inimene oma hingepotentsiaali nendele mõtetele ja muudab kõrge energia madalaks energiaks. Ja maatriks plaksutab käsi, kui osavalt oskab inimkonda eksitada. See on alles algus. 5-6 aasta pärast me hakkame alles tema vilja lõikama. Ja, mu sõbrad, maatriks mõistab, et pärast kvanthüpet on ta sunnitud sellelt planeedilt lahkuma. Tal ei ole võimalik jääda sellele planeedile, kuid tal on vaja hingepotentsiaali, kelle arvelt tal on võimalik elada. Ta viib nad teistele planeetidele, kus hakkab alles elu sündima ning ta saab seal valitseda, sest nende planeetide eluvormid on alles oma evolutsiooniprotsessi tee alguses. Need planeedid asuvad kohaliku süsteemi ja universumi äärealadel. Selgub, et madalad vibratsioonid on ainult nendel planeetidel, kes on alles noored ning asuvad kohaliku süsteemi ja universumi äärealadel. Täpselt nagu see planeet. Ta asub kohaliku süsteemi äärealal, Orioni tähtkujus, Orioni harus, kohaliku süsteemi ja universumi äärealal, mida te nimetate linnuteeks. Võib ka öelda universumi asemel galaktika, muidu te vaidlete selle üle. On selliseid inimesi. Aga olgu sellega, kuidas on. Sõbrad, ma tahan, et te teadvustaksite, et elu on teil vajalik ainult selleks, et teie hing areneks. Muid plaane teie jaoks ei ole olemas. Kehad on teil ka selleks, et teie hing teie kehas saaks areneda. Kui hing satub süsteemi võrku, inimene hukkub. Jah, te võite öelda, mis siis edasi saab, kas nii on igaveseks, võib olla ka igaveseks. Ma võin öelda, et kuna kurjus ennast hävitab, siis võib tulla aeg, kus teie hingi varastav eluvorm ennast siiski hävitab ja mitme miljardi aasta pärast teie madalate vibratsioonidega pimedas vangikongis olevad hinged saavad vabaks. Hing on igavene, mu sõbrad. Ma rääkisin teile protsessist, mis on sellel planeedil massiliselt levinud. See on see, mida ma praegu sellel planeedil näen ja jälgin. Hinge evolutsioonis on veel teisigi aspekte. Juhtub ka nii, et hing naaseb kohe paradiisi elukohta. Kõik sõltub sellest, millises seisundis ja milliste vibratsioonidega on hing. Aga räägime praegult enda päästmisest. Päästa on võimalik ainult ühel juhul. Arendada ennast ja oma hinge, arendada oma materiaalset meelt ja ühendada oma materiaalne meel oma hingeseisundiga. See on kõikide eesmärk ja kohustus. Te sünnite sellele planeedile ainult nendeks eesmärkideks, et te saaksite ennast ja oma hinge arendada.
arendada oma individuaalsust ja isiklikku seisundit, kus te kunagi ühinete selle kõrgema meelega, selle suurima olekuga, mis ka praegu elab paljude inimeste sees. Orienti raamat nimetab seda meelekohandaja. Teised nimetavad Jumala hääleks inimese sees. Paljudel inimestel on see meelekohandaja olemas, kuid paljudel seda ka ei ole, kuigi mõnikord kuulevad nad infot, kuid see info on astraaltasandilt, kuhu see planeet on evolutsiooniprotsessist sisenes. Kuidas siis oma hinge arendada? Siin on palju lõkse. See süsteem seadis lõksud üles teatud kahtlaste äriorganisatsioonide näol, kes samuti tegelevad teie hingede varastamisega ja viies hinge pettekujutelmatesse. Hing saab areneda ainult teadmiste ja kogemuste põhjal. Tal on teadmised ja kui ta kasutab neid teadmisi kogemuste saamiseks, siis teie hing omandab vajaliku arenguseisundi oma edasiseks arenguks. Seepärast te peate palju õppima. Te peate kõike teadma oma sisemise seisundi, olemuse, hinge kohta. Te peate õppima, kuidas oma hinge juhtida, ühineda oma hinge seisundiga, elada koos oma hingega, teha otsuseid läbi hingeprisma, sest hing ei eksi mitte kunagi. Näen teie mõtteid praegu, kuidas saab nii olla, kuna hing on ju jumalik ning igavene, kuidas on võimalik teda varastada. Aga väga lihtsalt. Kus teie hing asub? Ta asub teie sees, kuigi tema kõrgeim olek on paradiisis. Praegusel hetkel on ta aga teie sees ja teie juhite seda elu oma materiaalse meele ja hingega. Te peate aru saama, et teie olemus on mitmetahuline, see on kolmainsus. Keha, vaim, hing. See tähendab, et teie meel ja hing peavad omavahel kooskõlas olema. Ainult sellisel moel nad loovad teie kehale täiusliku oleku. Teil on 7 keha ja kui te arendate oma materiaalset meelt ja hinge ning ühendate oma 7 kehaga, ainult siis toimub täiuslik areng. Mu sõbrad, teil on vaja nii palju õppida. Praegu ma räägin teile ja ühtlasi mõistan, kui palju ma veel rääkimata jätan, kuna kõik inimesed pole valmis neid suuri saladusi kuulma. Suurim teadmine on see, mis annab teile arusaamise ja mis suudab selgust tuua. Kui on kõik selge ja arusaadav, siis ärkab tahe, mis annab tahtejõule impulsi. Kui on teadmised, siis on ka usk. Nagu ma ütlesin, eksisteerib väga palju lõkse, kes väidavad end olevat kui ülimtõde. Ja kui palju noori on nüüd kinni selles astraalis ja nad ei suuda sealt tagasi pöörduda. Keha asub siin, kuid teadlikkus on astraalis. Ja neid lõkse on nii palju ja need on kõik maatriksi lõksud. Maatriks on mitmetahuline. Põhimõtteliselt on kogu praegune arenemata inimkonna sotsiaalne elu maatriksi töö. Tema programmid, tema seisund ja inimesed elavad nendes seisundites. Nad on sellest seisundist nii masendunud, et neil pole eluks üldse jõudu. Et sellest raskest seisundist välja tulla. Nad on oma hinged niivõrd ära piinanud ja paljud juba mõtlevad, et sureks kiiremini. Nad arvavad, et seal on neil kergem. See on samuti pettekujutel, mu sõbrad. Kõik, mis te siin olete teinud, te sukeldute pärast surma samasse olekusse ja jätkate oma seisundiga, milles te olite elavana. See on süsteem, mis ammutab teie hingeenergiat. Hing peab tunnetama ja kui ta tunnetab, alles siis kiirgab vibratsioone. Kui te tunnetate jumalikku seisundit, armastust ning armastate seda maailma ja kirgate seda välja, siis teie hing pidutseb. Täidab teid kõrgema seisundiga ja te olete kaitstud. Kuid sõbrad, praegu on vaja armastust ainult seksuaalsuheteks. Ta on eranditult transformeerunud ainult seksi, mitte rohkem. Kui tulete kassasse ja ütlete kassapidajale, et suur aitäh, et te võtsite minult kauba eest raha vastu, kas ma võin teile öelda, et ma armastan teid? Vaadates selliste inimest, te tõepoolest hakkate teda armastama. Ma olen veendunud, et kassiir mõtleb ka nii, et
et teie peaga pole kõik korras. Millest see räägib? See räägib, et süsteem peab pidu, tal õnnestus see maailm pahupidi pöörata. Kõik on muutunud, kõik puhas, hea, suursugune on inimkonna poolt ära põletud ja inimesed peavad sellist seisundit hullumeelsuseks. Kõige kõrgem on muudetud kõige madalamaks ja kõige madalamat peetakse normaalseks. Kui sa suudad kätte maksta, vihata, inimest lõhki rebida, siis sa oled väga vägev, sa võid end kehastada. Need on süsteemiprogrammid, mis plaksutavad käsi ning ammutavad teie eluenergiat. Maatriks viib teid hulluseni, varastab teie hingi ning jätkab oma elu teie elupotentsiaali arvelt. Vaat, mis toimub. Nii, uskuge mind, mu sõbrad. Teate, sõbrad, mul ei olnud täna selle teemaga mitte kerge tulla eetrisse. Teate, kes mind segas? Tema, maatriksi süsteem. Ta ei taha mitte kuidagi, et ma teile sellest teemast räägiksin. No üldse ei taha ja ta oleks minuga ei tea, mida ära teinud, kuid tal ei ole minu üle võimu. Ma teenin teid edasi. Ma teen kõik selleks, et teie hinged päästa. Kas või neid, keda on veel võimalik päästa? Väga palju on neid, keda ei ole enam võimalik päästa. Ja ma näen seda kõike. Ja ma olen selle üle väga kurb. Ma näen seda sõda astraaltasandil. Ma näen seda hullust. Ma tean teie planeedi lähetulevikku. Väga raske saab olema teie planeedil, kuid ma olen teiega. Ma hoolitsen oma õpilaste eest. Ma hoolitsen teie hingede eest. Ja mitte ainult mina, vaid teatud olendid, kõrgelt arenenud vaimsed eluvormid, kes teenivad koos minuga sellel planeedil. Nad hoolitsevad teie eest. Olge rahus jumalikus armastuses. Olge ülendatud olekus ja teadke, et teie hinged on kaitstud. Ma räägin seda teile teie vastutustundega. Ja ma tahaksin teile veel palju öelda, kuid tean, et küsimusi on palju ja ma tunnen seda, ei ole valmis teile kõike rääkima, mu armsad. Ma tean isegi rohkem, kui te oskate endale ette kujutada, kui raske teil on. Ma mõistan ja teadvustan kõike seetõttu, mida mu vaatajad ka ei räägiks. Solvaks, vihastaks, ma saan kõigest aru, miks nad seda teevad ja tean, et need ei ole nemad, vaid see on maatriks. Nad on süsteemis ja ohus ning ma mitte ei solvu, vaid saadan neile oma armastuse ja teadlikkusega. Nii teen kõik selleks, et nende hinged ärkaks. Pidage meeles minu nõuannet. Oma hinge te saate päästa ainult läbi arenguprotsessi, puhta armastuse, kõrgete moraalsete väärtuste, mis on suuremeelsus, mõistmine, armastus, aktsepteerimine, teadvustamine, abistamine, hoolitsemine, rõõm ja elunauding. Vaadake kõike armastusega, mis teid ümbritseb. Mingid rohulu liblekest. Eeset, arendage endas seda seisundit. Paljud inimesed tahavad seda, kuid ütlevad, et nad ei suuda. Ja mul ei tule välja. Ma olen nagu mingis suletud töökarbis ning olen karm. Aga ma tahan armastada. Minu hing tahab armastada. Palun õpetage mind. Mul on sellised õpilasi, kes tulevad sooviga, et ma neid õpetaks armastama. Ja te teate, see on väga kerge. Miks? Aga sellepärast, et mina armastan teid. Ma tean, kuidas teid õpetada. Igaühe sees on see armastus olemas ja kui armastuse allikas siseneb teie olekusse, siis ta loob armastusega resonantsi ning teie hingeuks avaneb, mida nimetatakse igaveseks armastuseks. Ma olen valmis vastama teie küsimustele ja täna on minu abiliseks Sergei Arkadjevitš, kelle häält te juba tunnete ja mõned on teda ka juba näinud. Anname talle sõna, sõbrad. Tere õhtust. Natalja Vladimirovna on juba vastanud peaaegu pooltele teie küsimustele, no kuid ikkagi. Ludmilla Kiievist küsib. Kui inimene ei taha, et tema hing kehastuks maale, mis tema hingest saab? Siin võib olla kaks põhjust. Kas ta on juba lõksus ja kannatab pikemat aega ning seega ei taha enam elada ja kogemusi saada.
ta on nõrk ja kardab midagi, aga kui kardab, siis on ta järelikult maatriksi süsteemi. Või ta on saavutanud nii täiusliku eluseisundi, ta on niivõrd mitmetahuline ja saanud palju erinevaid kogemusi ning ta on igati osav, et tuleb absoluutselt kõigega toime. Teate, kuidas teada saada, kui kogenud on hing? Ükskõik, mida te ka ei teeks, kõik tuleb teil hästi välja. Kui te teete mingit tööd ja teil ei tule midagi välja, siis see räägib sellest, et teil puudub kogemus. See tähendab, hing ei ole veel seda kogemust saanud. Kogenud hingel tuleb kõik absoluutselt ideaalselt välja. Te võite imestada, kust te seda teate, sest te ei ole ju seda kunagi varem teinud, kuid teate, kuidas seda teha ja te teete seda hästi. Ja teile meeldib kõikidele ja kõigile meeldib suurepärane. Veel teie küsimused? Ja Sergei Arkadjevitš ütleb, siis on vaja valida naisabikaasa vana hingega. Ja mingi tõde on selles olemas. Aga kes siis noori arendama hakkab? Mehed vana hingega. Oi, Sergei Arkadjevitš. Ja naljavend. Olgu, Jelena USA-st küsib, kas me saame kasutades oma jumalikku jõudu vabastada kapseldatud hingesid, kellest langenud olendid toituvad? Ei saa. Ja Lenotška, ma saan aru, te olete minu õpilane ja te tahaksite seda. Te ihkate neid inimesi abistada. Teate, sõbrad, armastan teid kogu südamest ja ennekõike armastan teid sellepärast, et te küll elate erinevates riikides ja erinevatel mandritel, kuid te tahate inimkonda abistada. Te tahate pakkuda abi ja anda kõigile inimestele. See on teie hingede suurim varandus. Te ei mõtle ainult iseendale, vaid mõtlete kogu inimkonnale. Tulevik on teiesuguste inimeste päralt sellel planeedil. Tõesti, ma ütlen teile, tulevik on teie päralt. Ma saan aru, et sooviksite seda, kuid vaadake, mida mina teen. Ma töötan inimkonna, planeedi, riikide, maailmaga eeterlikul vaimsel tasandil ja konkreetselt eeterlikul astraaltasandil, kus käib sõda. Mida ma siis teen? Ma täidan valgusega, armastusega. Armastus on nagu hingest tulev nool, mis puudutab hinge ja see võib avaneda. Seega, Lenotška, kiirake hinge armastust, eriti Ameerikas ja Euroopas, kus on ilusad valged hambad, ilusad naeratused. No. Aga armastust ei ole. See on probleem. See on pidev maatriksi süsteem. Seal on armastus metslaste jaoks. Sõbrad, ma näen maid, kus on närbunud ja kuivanud hinged, kes elavad hirmus oma suletud teokarbis ainult iseendale ja ainult endale. Ja teda ei huvita, mis ümberringi toimub. Sõbrad, mis see on? See on ju hukkumine. Need inimesed on juba surnud, kuigi nad liiguvad selles kehas veel mööda seda maad ja nad ei saa isegi sellest aru. Ja. On üks väga huvitav dokumentaalfilm, Surmasaladused, see on venekeelne, Taini Smertsi. Nad on allutatud süsteemile maatriks, mis toitub nende energiast. Nad ei ole millestki huvitatud, nad on täiesti kuivetunud ja elavad paanilises hirmus ning pidevates võlgades. Seepärast, Lenotška, kiirake armastust teid ümbritsevatele inimestele, oma maale, kes vajab kõikidest kõige rohkem armastust. Ja see on tõsi. Kuigi pöörake tähelepanu sellele, et vaimne areng algas just sealt
on pärit ka kursus imetegudes ja vestlused Jumalaga, kuigi viimases raamatus on ainult osa tõest. Võib-olla ma kunagi räägin teile sellest, kuid ilmselt siiski oma õpilastele, sest kõik ei ole valmis kuulma, mida ma ütlen. No sellegipoolest sealt algas protsess, kus Edgar Cayce oli tõesti vaimne isiksus ja kiirgas seda vaimset energiat. Üldiselt oli seal palju vaimseid õpetajaid, kes jätsid oma teadmised sinna. Aga kus need teadmised praegu on? Neid ei ole ju. Teate, kes selle nahka pistis? Maatriks. Kas teate millega? Materiaalsete köidikutega. Kuna inimesed elavad pidevates võlgades, nad sünnivad ja surevad võlgades. Kas see on vabadussõbrad? See on hirm, milles elab inimene ja tema hing selle asemel, et areneda. Ta on hirmul, et võib-olla ei tee midagi õigesti ja võib tänavale sattuda. Kas see on siis hinge areng? Kogu materialiseerimise probleem on selles, et maatriks klammerdub materiaalsuse külge. Inimestele muutusid materiaalsed väärtused väärtuslikumaks. Seks, nauding, alkohol, narkootikumid, sigaretid, kõik, mis võib materiaalset naudingut pakkuda. Ei, joo. Kuidas te siis lõõgastute? Meditatsioonidega. Aga Natalja Vladimirovna, aga kuidas teie lõõgastute? No ma ei joo ju. Ma lõõgastun meditatsioonidega. On olemas sakraalsed metoodikad, mis lõdvestavad täielikult teie närvisüsteemi ja avavad teie hinged. Kuid alkohol ei saa seda teiega teha. Aga vot nii. Ma tänan teid, Leena. Töötage enda kallal. Nii, järgmine küsimus. Viktor Dneprist küsib, pärast meelekohandajaga sulandumist, ühinemist on oht hing kaotada. Ei ole võimalik. Ei ole seda olemas. Hing on siiski täielikult ohutusseisundis. Ta ei ole enam sellel planeedil. Ta on palju arenenumate planeetidel, maailmades, kus tema evolutsiooni jätkub. Ei, sõbrad. Nii. Sergei küsib, kas maatriksil on võimalik varastatud hingedega iseseisvalt universumis liikuda? Ja ei. Ma õpetan ja arendan teid ning te küsite minult väga-väga tõsiseid küsimusi. Mina annan ainult ühe vastuse, kuid ühele küsimusele on palju vastuseid ja kõik on õiged. Kosmoses on kõik nii korraldatud. Miks aga? Sellepärast, et looja ise on mitmetahuline ja seepärast on ka palju vastuseid, kuid sellegipoolest räägime sellest. Ta liigub. Ta on juba endale niinimetatud rattad alla pannud ning mõtleb, et kuhu ta peaks edasi liikuma, kuna ta ei saa enam peale kvanthüpet siin eksisteerida. Ta võib liikuda ainult kohalike süsteemide ja universumite äärealadel. Miks? Seal on madalad vibratsioonid ning tema toitekeskkonnaks on madalad vibratsioonid. Tal ei ole võimalik liikuda universumi keskmesse, kuna seal on kõrged vibratsioonid, mis ta kohe ära põletavad. Madalad vibratsioonid transformeeritakse kõrgeteks. Miks? Kuna kõrgete vibratsioonide jõuvälja on palju tugevam. Te räägite, et hea võidab kurja. Aga mis on headus? See on kõrge vibratsioon. Miks ta kurjuse võidab? Kurjusel on madal vibratsioon. Kõrge vibratsioon võidab alati madala vibratsiooni. Ma tahan teile öelda, et inimene, kes areneb vaimselt ja omandab sakraalseid tehnikaid ning töötab nendega ja genereerib kõrgeid energiavooge, suunates neid elu parendamiseks, kaunistamiseks, hävitava energia reguleerimiseks. Temast saab tugev, võimas, tahtejõuline inimene. Kuid maatriks liigub ümber sellise inimese ja ootab,
millal inimene libastub ning siis muutub tema jõud hävitavaks jõuks. Jah, mõnikord juhtub seda vaimselt arenevate inimestega. Seepärast ma räägin alati oma õpilastele, et olge valvsad ja isegi kui juhtus selline asi, siis tõuske kiiremas korras uuesti jalule. Lõpetage enda kallal närimine ja hukkamõist. Võtke end kokku, tõstke oma vibratsioonid ja armastage seda maailma edasi. Ja nii, järgmine küsimus. Alla küsib. Palun öelge, kas on olemas sellised võtmesõnad, mis keelaks tumedatel egoistlikel jõududel klammerdumist? Sellised sõnu on, aga neid on vähe. Sõnade juurde kuuluvad veel tunded. Ja miks? Kuna teie hing avaldub läbi teie tunnete ja kui te avaldate maatriksele, et ma olen valgus, ma olen kõrgem meel, ma olen Jumal, ta kardab seda väga. Aga kui te seda ütlete ja tunnetate, siis toimub väga võimas kõrge ja puhas energialaeng, mis ei meeldi maatriksile, kuna see energia on madalate vibratsioonide jaoks väga hävitav. Absoluutselt hävitav. Nii on. Seepärast ma olen elu, ma olen valgus, ma olen looja, ma olen kõrgem meel, ma olen see, kes ma olen, aga teie olete Jumal. On ainult üks olemine, see on kõrgem meel, looja, jumalik ülim emavaim, kes loojaga koostöös loob kosmose elu. Ja järgmine küsimus. Viktor küsib, kas Lutsiferi hing oli ka varastatud? Ta ei olnud varastatud. Ta genereeris oma võimalused teiseks. Teda valmistate ette kõrgele ametikohale valitsejaks, kui ta oleks oma ülesanded täitnud. Temast oleks saanud kohaliku süsteemi täieõiguslik valitseja. Põhimõtteliselt ta juba töötas oma ametikohal ja arendas kohalikku süsteemi kui looja, kui Miikaeli poeg. Ta tahtis saada läbi oma ülbuse, uhkuse, üleoleku, egoismi kiiresti valitsejaks. Ta otsustas, et eraldatuse ja valitsemise seadus, mille ta välja mõtles, jaota riigid, maailmajaod, inimeste hinged, jaota ja valitse kõige üle. See on Lutsiferi seadus. Ta arvas, et see viib universumi kiiresti suurepärase eluni ning temast saab kohaliku süsteemi valitseja. Ta võttis hoo niivõrd üles, et hiljem sattus enda üles seatud lõksu, kus tema võimas egoism ei lubanud tal tunnistada oma vigu, kuigi talle räägiti ja näidati, et ta eksib. Ta oli niivõrd enesekindel ja on siiani, et tal oli õigus. Kohus käib tema üle nii kaua, kuni ta teadvustab oma eksimust. Kui ta teadvustab, siis ta peab kõrvaldama kogu selle kurjuse, mida ta kohaliku süsteemi külvas. 37 planeeti ja sealhulgas ka see planeet pidid taluma palju kannatusi. Nendel planeetidel on toimunud väga tõsine degradatsioon, eriti sellel planeedil. Kõik, mida oli planeedikomisjon saavutanud, kõik langes. Sõjad, agressiivsus, jaotumine, järaldumine. See kattis selle planeedi täielikult ja see jätkub tänapäevani. Kuid varsti saab selle lõpp olema. Kui kiiresti? Planetaarse skaala järgi kiiresti, kuid inimese skaala järgi mitte niipea. Nagu ma olen teile rääkinud, kui te arendate oma hinge, siis ei ole vaja teil mitte midagi karta.
Peaingel Miikael on kunagi öelnud, isegi kui hukkub teie keha, pole see nii hirmutav. Peamine on päästa oma hing. Ta teadis, millest ta rääkis. Oma hinge päästes on teil võimalus elada igavesti. Ta teadis, millest ta rääkis. Veel küsimusi? John Martin Eestist küsib, kas ajurakud on võimelised taastuma, kui need on alkoholi poolt hävitatud ja kas neil on üldse võime taastuda? Nüüd jah, varem sellist võimalust polnud. Ma ütleks nii, et varem töötas inimkeha madalamate vibratsioonidega, no nii näiteks 7 ja 20 hertsi. Praegu saabub planeedile ametlikult andmete järgi 35 hertsi, kuid mitteametlikult 50 hertsi. See räägib sellest, et inimese aju loob neid planeedile tulevad lained ning peas toimub transformatsioon. Veel enam, teie rakud on muutunud oma eluprotsessis. Kui varem täitusid teie rakud energiaga läbi mitokondrite, siis nüüd ei osale mitokondrid energia tootmises, energia vastvõtmises. Nüüd täidab teie rakkude ja närvisüsteemi neuronite tähtsat ülesannet raku keskel olevat tsentrosoom, kes genereerib suuri energiavoogusid, võtab need vastu ja resoneerub teatud kosmiliste energiapatareidega, mida te nimetate pulsariteks. Ta töötab pulsaritega samas rütmis. Genereerib teatud kõrgete vibratsioonide oleku ja need kõrged vibratsioonid omakorda uuendavad teie keha. Te hakkasite muteeruma, hakkasite muutuma ja teie ajuneuronid aktiviseerusid, millest te varem teadlikud polnud. Paljud räägivad, et on avanenud ekstrasensoorsed võimed muutunud seisundi tõttu. Ajuneuronid on ka hakanud tööle kõrgemate vibratsioonidega, mis võimaldab luua uut olekut ja reprodutseerida uuenemise protsessi. Varem selline protsess puudus. Elu muutub planeedile väga palju ja süsteem teab, et kvanthüpet on võimatu peatuda. Kuna seda protsessi teostavad kosmilise reaalsuse kõrged energiad, mida see süsteem ei vaja. Ta vajab kurjust, hävingut, sõdasid, surma. Kui inimene sureb teadvustamata, hirmunud ja kui hing väljub, siis süsteem varastab kohe sellised hinged. Kas te mäletate vana filmi, vene keeles on Privedenie, kummitus, inglise keeles Ghost. Ta on olemas 90. aastate film. Seal näidatakse veidi, kuidas see protsess toimub, kui ta varastab sellele planeedil valesti elanud inimese hinge. Ja mis toimub nende hingedega, kes elasid õigesti, olid lahked, armulikud, hoolitsesid, abistasid teisi inimesi ja see on peategelane hing. Ta läks õigesse valgusruumi kõrgemate jõudude olekusse, mis on ka siin selle planeedi teatud piirkonna stratosfääri taga. Järgmine küsimus. Sergei küsib. Hing on mitmemõõtmeline, selgub, et meie juhime hinge kõrgemaid aspekte füüsiliselt tasandilt. Kui te oskate seda teha, muidu ei. Seda mitte lihtsalt protsessi saab teha ainult vaimselt arenenud inimene. Näete siis, ühele küsimusele võib vastata erinevalt. Järgmine küsimus, veel küsimus.
Natalja Kiievist küsib, kui suur protsent maailma elanikkonnast võib selles elus ühineda meelekohandajaga? Noh, parimal juhul 1, aga võib-olla isegi mitte 1, vaid 0,0000. Selles elus on see peaaegu võimatu. Ma valmistan oma õpilasi ette kõrgema meelega ühinemiseks. Te nimetate seda valgustumiseks, hingestumiseks, kuidas iganes, nimetage kuidas tahate. Need on juba aegunud fraasid, kuid see selleks. Ma valmistan teid selleks ette, kuid ma näen, kui raske teil on. Teate miks? Sellepärast, et suurem enamus inimesi, 85%, elab maatriksis ja maatriks genereerib neid protsesse. Ta valitseb praegu. Miks? Planeedile saabuvad kõrged energiavood ja need kõrged energiavood muudab inimene madalaks hävitavaks sageduseks. Seepärast on inimestel väga raske sellele vastu seista. Kui inimese sotsiaalne elu kõikides maades on selline, nagu ta on, ja maatriks loob igas riigis omad probleemid. Mul ei ole võimalik nimetada õnnelikke riike, kus kõik oleksid õnnelikud, vaimselt arenenud, teadlikud, vabad, selliseid riike ei ole. Maatriks on kogu planeedi hõivanud. Saavutada ühinemine kõrgemate vibratsioonidega ja jääda siia planeedile. No see on võimatu. Mina õpetan oma õpilasi eelühinemiseks. Täna oli õpilastele kursus, kus ma rääkisin neile eelühinemise teatud etappe, kus inimene valmistub, kasvab vaimselt ning energeetiliselt laiendama teadvust, adopteerib oma materiaalse meele hingeseisundiga, avab oma uued võimed ja võimalused ning valmistub ette eelühinemiseks, kus meele kohandaja resoneerub mingiks ajaks ja inimese hinge ja meelega. Kuid inimene on maatriksis ja see on kõikjal. Maatriks on väga kaval. Kui te ei ela teadlikult ja kaotate korraks oma valvsuse, siis ta provotseerib teid. Kui teie elu on teadlik, siis ta provotseerib teie omakseid, kes hakkavad teile rääkima, kui valesti te teete ja kui õiged nemad on. Sellisel moel viivad inimese eesmärgist kõrvale ja inimesel on väga raske vastu panna. Kas te saate aru? Planeedil on vaimselt arenenud inimeste protsent väga väike. Seevastu vaimselt pimedaid ja magavaid inimesi on väga palju. Nad kiirgavad samuti, nad on maatriksi teenijad. Nad elavad maatriksis. Muide, nad ei saa millestki aru, isegi praegu millest ma räägin. Kui neile teha üksi pultki selgeks ja teaduslikult tõestada, isegi siis nad ütlevad, et sa oled hulluks läinud. Neil pole muid argumente. Aga miks? Aga nende aju ei suuda seda teavet töödelda, et mõista ja teadvustada, kuna nende neuronid ja meel alluvad täielikult egole, maatriksile ehk sellele süsteemile, kes nendest toitub. Ego, maatriks. Süsteem on eluvorm, see on siis üks ja sama, kõik see on üks ja sama, kes parasitseerib siin planeedil teie hingede arvelt. Järgmine küsimus. Olga küsib, palun öelge, kas on tõesti võimalik vaimsust müüa? Vaimseid õpetajaid on ju väga palju ja kõik on oma kasu peale väljas. Teate, vaimsust ei saa müüa, kuid kosmoses on arusaamine, et kõigil on oma hind. Kosmoses on teadmised kõige väärtuslikumad ja kallimad. Miks? Aga sellepärast, kui teil on teadmised, te muutute osavaks, te suudate kõike, evolutsioneerute, laienete, te muutute kõikvõimsaks, kui teil on teadmised. Kui ei ole teadmisi nagu inimkonnal, nad on pimedad, nutavad, kannatavad õuduse ja massilise hävingu all,
ja nad ei saa isegi aru, miks. Aga neil puuduvad ju teadmised. Teate, sõbrad, need ei ole teie mõtted, need on maatriksi mõtted. Teie ütlesite selle lihtsalt välja. Ta püüab spetsiaalselt teile need mõtted ette sööta. Kui te olete uurinud kosmoselu, siis kosmoses makstakse kõige eest. Ainult arenenud planeetidele see tasu väljendub mingi tehtud töö või sooritatud tegevuse vormis. Aga siin arenemata planeedil te transformeerite oma tegevused rahaliseks ekvivalendiks. Te teete omavahelisi arveldusi rahaga. Oletame, et tegite oma töö juures tööd ja andsite oma aja, energia, oskused ning sellest saate kulutatud töö eest raha. Selle töötasu suunate oma elamisse, evolutsiooni, oma arengusse. Selleks, et saada veelgi kõrgemaid tulemusi, on teil vaja veel õppida, rohkem teada. Te mõistate, selleks, et saada teadmisi, on teil vaja samuti tasuda teise inimese töö, kes teile need teadmised annab. See tähendab, et see on teie tasu ekvivalent töö eest, mida õpetaja teie jaoks kulutades selleks oma energiat ja jõudu, mille eest ta samuti maksis. Ja, mu sõbrad, tegelikult on see väärtuslikum kui raha. See on elu hind. Tõeline õpetaja, kes omandab teadmisi ja kellel on need olemas, see on tema elu hind. Ta pühendab oma elu inimkonna teenimisele ja abistamisele. See ongi tema tasu kõrgemale meelele, vaimsetele isiksustele, kes teevad temaga koostööd ja annavad neid teadmisi. Kas teate, et sellel planeedil on maatriksi seisundi materiaalne meel? Aga kuidas saab kõrgema meele kõrgemad teadmised siit läbi murda? No mitte mingil juhul. Peab tõesti vastama nendele kõrgetele vibratsioonidele, et neid teadmisi vastu võtta ja edastada. Seda saab teha ainult see, kes pühendas oma elu sellele. See on tema elu hind, kes pühendas oma elu mitte enda hüvanguks, vaid inimkonna teenimise, abistamise, arengu ja hoolitsemisele. Selline õpetaja on kõigeks valmis selle kõrgema idee ja ülesande nimel. Aga õpilaste tasu, see on rahaline ekvivalent, sest õpetajalt saavad nad seda, mis päästab nende hinged. Nad saavad selle kõige väärtuslikuma. Ja ükskõik, kui palju õpetajale ka ei makstaks, sellest ikkagi ei piisa. See, mida te omandate, on võrreldamatu teie rahaga. See on mõõdetav kosmilise eluenergiaga. Te ei saa lihtsalt millegist aru ega tea, seepärast ego puuderdab teie ajusid, et näete, raha on vaja maksta, aga ei ole. Aga raha on ka näitaja. Ta on olemas sellel inimesel, kes teeb tööd, et elus midagi saavutada, kes näitab oma oskusi ning pühendab oma töö teistele ning saab selle eest raha. Selle raha ta suunab endale ja enda teadmiste omandamisele. Kui inimene ei tee midagi ning istub ja nõuab, et muudkui anna ja peale selle sõna, ta ei tea ka midagi. No mis kasu sellest on? Väga palju inimesi pole tasunud õpetaja töö eest ja mitte ükski neist ei rakenda neid teadmisi. Nad isegi ei väärtusta neid teadmisi. Mul on ka selliseid õpilasi, kes ei ole neid teadmisi väärtustanud ja isegi ei rakendanud neid. Vastupidi, nad näitasid sellist oma ahnust, vihkamist, sellist maatriksite põhiseisundit. Mul on neist lihtsalt kahju.
kuid ma usun, et nad mõistavad oma vigu ja muudavad oma elu paremaks ning tuletavad meelde kõik teadmised, mis ma neile andsin ning suunavad need teadmised enda ja neid ümbritseva elu arengule. Just selline oli minu eesmärk, kui ma neile need teadmised kinkisin. Te suhtute tõsiselt ainult sellesse, mille eest te maksate. Teie sees on selline programm, kui see on kallis, siis on ta ka hea, kui see on odav, siis on ta halb. Te olete nendes programmides, te olete ise need installinud endale ja suhtute maailma nende programmide kaudu. Kallis, see on hea, odav, see on halb. See on teie arusaamine. Ja mu sõbrad, ma räägiksin teile veel enamat, kuid te pole valmis kõike seda mõistma. Seda mõistavad minu õpilased. Nendega me räägime ühte keelt. Nad on hoopis teistsugused inimesed. Nad on nii suurepärased inimesed, sellised jumalikud isiksused. Nad on jumalik kingitus sellel planeedil. Nad on selle planeedi teemandid, kes on suurepärases seisundis. Need on minu õpilased. Need on täiesti teistsugused inimesed, täiesti teises olekus. Nad esitavad isegi küsimusi, kuulete, mitte enda kohta, vaid maailma kohta. Kuidas aidata hingesid, kuidas päästa see planeet, kuidas kaunistada teiste inimeste elu. See on nende seisund ja soov. No Sergei Arkadjevitš räägib, et muidugi eksisteerib ka eksitavaid õpetajaid, kes tahavad selle teemaga endale raha teenida. Palun otseses mõttes paar sõna sellest, et inimesed saaksid aru, kas on tõeline meister ja kes on oma kasu peale väljas. Nojah, teate, ma tahtsin teile sellest rääkida, kuid ma ei taha sellele isegi oma energiat kulutada. Ma ei pea isegi vajalikuks sellest rääkida, kuid mõte oli, et räägiksin. Ja mulle on see nii ebameeldiv. Mul on nende pärast häbi. Väga häbi. Mul on isegi väga häbi. Mul on isegi teatud etapil soov neid õpetada, õigesti õpetama, neid ette valmistada, kuid kahjuks on neil nii võimas ego ja võimuahnus ja kõrkus, uhkus, auahnus. Inimene saab natukene midagi teada ja muutub kohe üleolevaks ja võimukaks. Kas siis nii võib? Need inimesed ei mõista, et nad on sattunud väga tõsisesse maatriksi lõksu. Jah, töö eest on vaja maksta. Teie maksate, teile makstakse töö eest, seda enam, et selliste kõrgete teadmiste eest. On vaja enda kallal tööd teha, et omandada neid teadmisi ja olla vastavuses nende teadmistele, mitte rääkida astraallendudest. Lendasid küll, kuid tagasi jõudsid mingi olendina, mitte inimesena, kes räägib naishääle asemel meeshäälega. Minu konsultatsioonides käis selliseid inimesi ja võib-olla nad isegi vaatavad seda saadet. Jah, nad õpetavad seda. Jah, on ka neid, kes avavad inimese alateadvust hüpnoosi abil. Paljud inimesed tahavad neid teadmisi saada, mida mina annan ja ainult ühel eesmärgil – võimutseda ja valitseda siin planeedil. Nad tahavad inimesi programmeerida. Neid inimesi on tõesti väga palju, kes seda teevad. See on lõks. Need inimesed on oma hinged juba ära müünud. Nii on. Niivõrd kahju on.
Need inimesed, kes mind praegu jälgivad ja ei ole veel jõudnud sellist reetmist teha, pöörduge ruttu tagasi selliste valede protsesside küüsist ja paluge kõige kõrgemalt meeltelt andestust. Püüdke teha kõik, et oma vibratsioone tõsta ja mitte kunagi enam seda teha. Ei tohi rääkida ja õpetada, mis viib inimese hävinguni. Te vastutate selle eest ja kui te võtate selle eest veel raha, siis on see veel topeltvastutus. Te võite raha võtta ainult sel juhul, kui te teate, et teie töö on üllas, õilis ning te aitate oma tööga jõuda õpilasele õnne ja terviseni, õnneliku eluni. Kui aga vastupidi aitate teda sügavamale maatriksi lõksu, milles ka ise asute ja kui te isegi seda ei mõista, siis te kannate ikkagi vastutust selle eest. Millisel moel eluga vastutate probleemide, raskuste, perekondlike raskustega. Vahel ma võtan oma baaskoolitusele ja annan neile võimaluse ja ta ütleb, et ma olen tervendaja, ma ravin inimesi, kui te teate, ma olen nii haige. Minu poeg tarvitab pidevalt alkoholi ja peksab mind, kuid ma olen tervendaja, tervendan inimesi. Ma vaatan seda inimest ja mõtlen, et kõik on nii käest lastud. Inimene ei mõista mitte midagi. Ei oma tervendamisest, sellest, mis tema elus toimub, isegi seda, miks ta nii haige on, kuigi ravib ju teisi inimesi. Ja kujutage ette, kui palju selliseid inimesi mind praegu jälgib, kes peavad end ravitsejaks, selgeltnägijateks, meistriteks. Ja, te võite lugeda teavet ja öelda, kuid iseasi kust, milliseid vibratsioone te läbi lasete. Võt see on küsimus. Mida te räägite, kui kaarte panete? See on küsimus. See informatsioon on kõik astraaltasandilt. Kes seal valitseb? Maatriksi süsteem, planeedi väline lõks. Miks? Teate miks? Sest paljud inimesed teevad seda raha pärast. Paljud mõtlevad, et kuidas ma saan selle nüüd siis maha jätta, sest inimesed käivad ju minu juures ja kuidas ma siis elama hakkan, kust ma siis raha saan. Mul on juba oma klientuur ja ma ei jäta seda, inimesed käivad minu juures ja ma räägin neile. Te küll räägite, kuid kas te teate, et patsiendi küsimustele on palju vastuseid? Kas te seda teate? Kaardid võivad lugeda infot ainult astraali madalamast olekust, või parimal juhul keskmisest astraalist, mis ei ole ka alati õige. Kas te seda teadsite? Kas te teate seda, et sellele küsimusele on vastus veel kõrgemast puhtast info väljast, kuid sealt võib teavet saada ainult kõige puhtam, lahkem, armastusega täidetud siiras, armulikum, kõige mõistvam ja armastavam inimene. Ainult tema saab selle teave kätte ja muide tal pole kaarte ka vaja. Ta seiskab oma teadvuse, vaatab ühte punkti ja tal on käes kogu info. Selliseks on vaja muutuda ja siis te saate aidata inimesi, kes teie juurde tulevad, koostöös kõrgema jumaliku teadvusega, aga mitte astraaliga. Ise olete seal ja veate teisi ka sinna. Sarnane tõmbab sarnast. Teate, paljud õpilased, kes minu juurde tulevad, on enamasti arenenud inimesed. Need ei ole lihtsad inimesed, need on erilised inimesed. Kui ma viin läbi vestlusi, siis ma vaatan väga põhjalikult nende inimeste hinge ja nende arukust. Kui ma vaatan fotot, siis ma võin öelda, milline iseloom tal on ja kas ta on selleks suurimaks teenistuseks valmis. Just nimelt nii.
kui on valmis, siis hakkab õppima, aga kui ei ole valmis, siis ma annan soovitusi ja inimene jätkab ettevalmistamist selleks suurimaks arenguprotsessiks. Järgmine küsimus. Viimane. Svetlana Suurbritanniast küsib. Natalja Vladimirovna, palun öelge mulle, kuidas suhelda omaksetega, kui nad on täielikult maatriksis? No, on vaja mitte just nendega suhelda, aga on vaja lihtsalt neid mõista. No võtame näiteks, kui inimene, kuidas ma teid kõrvutakski, no näiteks kui inimene magab ja te ütlete talle midagi, sosistate midagi, aga ta ei kuule ju. Te ju suhtute temasse normaalselt, on ju? Või näiteks sündis beebi ja ta on 1-aastane ja te selgitate talle näiteks keemiaelemente. Ta vaatab teid ja ei saa ju millestki aru. Te mõistate, et tema meel on veel nõrgake ja ta ei ole valmis mõistma selliseid kõrgemaid eluteadmisi. Te ju suhtute temasse mõistvalt. Nii on ka nende inimestega, kes ei mõista seda. Need teadmised ja informatsioon, mida ma teile koolitustel annan, need on valitute jaoks. Ja nende jaoks, kes valisid evolutsiooni etappi. Kui teie omaksed ei ole veel jõudnud teha valikuid, töötage nendega praktikas, peentasandil. Täitke nad tõeliste teadmiste, armulikkuse, mõistmise, armastusega. Armastage neid ja ärge oodake mingit vastutasu. Ärge oodake, et hakkavad käsi plõksutama ja teid taevani kiitma. Seda ei ole vaja oodata. Te teete seda selleks, et päästa hing, et igavesti elada teistel arenematel, kaunimatel planeetidel. Seni, kuni te siin elate, te saate aidata planeeti ja teid ümbritsevat inimkonda. Sellised on meie eesmärgid ja ülesanded, mitte mõjutada, hüpnotiseerida ja programmeerida. See on kõik, nagu paljud ütlevad, tumedalt jõult. See on kõik maatriks. Kõrgem teadmine on suurim teadus. Seda teadust püüavad avastada paljud teadlased. Paljud teadlased üle maailma. Mõned juba teavad tõelise aspekti. See on nii, mu sõbrad. Te teate, ma ootasin väga tänast eetrit. Ma valmistusin sisemiselt ja mõtlesin selle peale väga palju. Ma ei anunesin jõuda teie hingedeni. Nad nii ootasid mind. Ma mõistan teie hingeseisundit. Ma kiirgasin tänases saates seda seisundit, mis aitab teile avada oma hinge. Ma soovin teile, mis tähendab, ma kiirgan teile armastuse seisundit. Ma armastan teid, sõbrad. Ma armastan teid, õpilased. Kõigis maailma riikides te olete minuga. Ma armastan teid. Te olete mul meeles ja ma saan teist aru ja teie saage kõigest aru. Ja ma tean, et te saate aru. Me oleme energiateadmistes teiega üks. Teadmisi, mida ma teile annan, on suurim tõde. Suurim kosmiline saladus, kus te ka ei elaks. Rakendage neid teadmisi inimkonna hüvanguks ja kogu maailma päästmiseks. Õnne teile, hoidke oma hingesid.